Juba mõni nädal tagasi ütles president vabariigi aastapäeva kõnes, et Eesti vajab uut hoogu kõiges. Endine Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip, kes vastutas kunagi digivaldkonna eest, rõhutas pärast vastuvõtule, et tänapäeval on kõige aluseks kiibid ja tehisintellekt. Praegu, kui on toimumas uus väga suur hüpe digitaalvaldkonnas tehisaru arengu läbi, siis me näeme, et Eesti ei võta väga avatud hoiakut, nii nagu võeti tiigrihüppe ajal, vaid et pigem me oleme kuidagi tõrjuvad. Kiibisõja raamatu esitluse arutelul tõdeti, et maailmas käib võidujooks, kes suudab toota kiiremaid kiipe ja neid kõige tõhusamalt kasutada. Vajadused on kiipide puhul eelkõige arvutusvõimsuses. Ja arvutusvõimsust on vaja meil selle jaoks, et maailmast aru saada. Ja kes suudab kiiremini arvutada, see saab paremini maailmast aru ja see suudab paremini ennustada ka tulevikku ja läbi sellega seda tulevikku kujundada. Et see on see, mis see vajadus on. Kas aga pole liialt kinni jäädud muresse, et kusagil kaugel tehakse väiksemaid ja võimsamaid kiipe ning seetõttu ei saa Euroopas midagi ära teha? Tegelikult venelased võtavad pesumasina sees kiibid ja teevad raketi ja lendab ka ja toimib. No sa võid ühe rumala pommi natuke nutikamaks teha ikkagi, aga kokkuvõttes on küsimus arvutusvõimsuses ja arvutuskiiruses. Ja need vanemad ja suuremad on aeglased. Kuid peale tehnoloogia on vaja ka arusaamist, kui oluline on kiibi suurus ja arvutuskiirus ning tahtmist võimalustes kasu lõigata. Ja mis võib olla selle kiibisõja või selle tehnoloogilise võidujooksu käiku määrab, on ikkagi see, mis on need vajadused, mida me selle tehnoloogiaga peame rahuldama. Et kui kusagil on vajadus, siis küll teadlased ja insenerid leiavad ka siis selle lahenduse sellele vajadusele. Mõnes mõttes me olemegi nagu kunagi hiinlased olid oma püssirohuga, et nad leiutasid püssirohu, aga ei osanud sellega suurt midagi peale hakata, sest nad ei otsinud sellele piisavalt rakendusi. Ja täna on Euroopas samamoodi, et kui me vaatame siin ka raskusi tehisaruga regulatsiooni väljatöötamisel ja üldse selle omaksvõtul selle arusaama, et meil on midagi sellist nüüd täiesti uut olemas, et selles osas me oleme küll nii Hiinast kui Ameerikast maha jäänud. Kuigi riigi toetusi nähakse viimasel ajal pigem negatiivses valguses, rõhutas Kotka, et Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid siiski andma tehnoloogia arengule tõuke ka siinpool maakera, mitte vaid Aasias. Need on väga kallid investeeringud ja neid eraettevõtted ilma tellimusteta, kellegi pole panna 5 miljonit lihtsalt sisse kuhugi ja vaadata, äkki tuleb midagi välja, eks, et hästi olulised on selliste kohtade peale riiklikud tellimused. Et kas või sellises stiilis, et kui te jõuate sellise funktsionaalsuseni, sellise töökindluseni, siis me ostaksime 100 tükki. Et sa teed eellepinguid, et sellist valmisolekut on vaja alati rohkem riigi poolt. See aga ei tähenda, et keegi võiks lihtsalt käed rüppes oodata ja loota, et teised teevad kõik ära. Ka vaataja, et tundke huvi nende tehisaru rakenduste kohta või vastu, mis juba on välja tulnud, vaadake, kuidas te saate oma igapäevaseid ülesandeid, ka igapäevast logistikat planeerida nende abiga, et aru saaks, kui palju kognitiivset võimekust see tegelikult juurde annab.